Good morning, everybody. My name Tere is Jakub hommikust Borkowski, kõigile, minu nimi and I'm on from Poland. Jakub I Borkowski ja am ma olen pärit representing Polish meat Poolast. breeders and Ma producers esindan association Poola Polsus. Thank you very much for the seaaretus- invitation. ja I'm very happy to sealihatootjate be ühendus. at your Tänan event. kutse eest, mul on väga hea And meel I teie would like to üritusel talk a osaleda little ja mul bit on väga hea about meel, et mul on võimalik our rääkida PQS, which is veidi pork meie quality PQS-ist, system. mis tähistab sealiha Presentation was made by me kvaliteedisüsteemi. and our Ettekande koostasin director, mina Miss Anna koos meie direktori Hammermeister. Anna Hammermeisteriga. The pork market is quite difficult Sealiha at this turg moment. on üsna keerulises There are lots seisus of hetkel aspects ja on väga palju that cause erinevaid problems. aspekte, mis It's põhjustavaid internal probleeme. aspect Need on about sisemised our aspektid, some mis on Polish seotud staff that have some problem on Poola the arengutega. European Union Loomulikult field, on and probleeme ka also Euroopa Liidu we have some vallas difficulties ja on all around the world. kõiksugu erinevaid probleeme üle The market maailma. is global, the market is Turg huge, on and ülisuur, everything depends üleilmne on everything, I would ja say. kõik So on our quality teiste system asjadega seotud. Nii et is meie one of the answers kvaliteedisüsteem to our on producers, üks our farmers and lahendus meie processors and kasvatajatele ja clients. töötlejatele ja It's one of the klientidele. answers on the changing rules of the See on market. üks lahendus, So, first of all, arvestades I'm gonna turu give you muutuvaid only a few reegleid. words about who we are Esiteks räägin paari and sõnaga how sellest, we kes me work. oleme ja Polsus kuidas is me töötame. a Polsus self-government organization founded in on 1958. So we 1958. are aastal asutatud around for many years. organisatsioon, nii et me oleme Nowadays we tegutsenud associate palju with regional aastaid organizations ja in me the toome whole kokku country. piirkondlikud We ühendused are üle kogu riigi. running 13 national breeding programs for Me pure breeds veame and ka for 13 puhtatõulistele ja riistanditele pühendatud riiklikku aretusprogrammi. Ma räägin tõukudest, in Poland. mida me kasutame Poolas täpsemalt hiljem. Those 8 points Ja need are 8 punkti in those 8 points I'm giving you details annavad about what we do teile in Polsus. ülevaate Of course, sellest, the mida most me important Polsuses thing teeme. is breeding and Kõige performance olulisem on value loomulikult estimation of breeds. sigade This is like the best thing. This is what we do. Of course, we keeping herd books, aretusväärtus. register Loomulikult meil on registers for breeding tõuraamatud pigs, ja of aretussigade course, as well as registrid computer systems for ja loomulikult ka andmete registrations. So registreerimiseks arvutisüsteemid. like the core of what we do. See on meie Very tegevuse important for kese. us is point 6. Meie Establish jaoks on väga breeding service oluline groups 6. in punkt, business connections tootjagruppide with loomine plants and distributors. We ja are trying to sidemete link hoidmine tapamajadega, söödatehaste ja turustajatega. Me toome every aspect tootjad of kokku pork production. sealiha tootmise ahela kõikide teiste sidusrühmade ja osapooltega, sest vaid sellise filosoofia puhul on võimalik ellu jääda. Loomulikult me üritame parandada ka aretuskarja, kasutades õigeid viise loomade valimiseks ja paaritamiseks. Me loome uusi aretusprogramme. Ka see on loomulikult väga oluline. Tegu on siis aretajate ühendusega ja meie põhitegevus on aretamine. Me tahame aretada häid sigu ja luua sidemeid sealiha äri erinevate osapooltega Poolas. It looks more or less the same in your country as in our about Eestis on olukord umbes sama, mis Eestis, ma usun, mis puudutab reproduktsiooni, siis me dokumenteerime siis seda, kui palju põrsaid võõrutatakse, kui palju neid sünnib, mis on nisade arv, mis vanuses on esimene poegimine, kui palju aega on pesakondade vahel ja mis puudutab nuumamist ja tapmist, siis päevane juurdekasv, seljapeki paksus ja seljatüki silmakõrgus ja tailiha osakaal, nii et meil on siis need 2 punkti väga olulised. See ongi Polsus. See esindab meie tegevust Poolas.
a little bit of Nüüd räägiksin modern veidi approach to production. kaasaegsemast lähenemisest tootmisele. I would say that it's not very difficult to Ma produce ütleksin, any et kind of pork. ükskõik millise sealiha tootmine ei ole eriti keeruline. Kui sa toodad ükskõik millise kvaliteediga sealiha, siis on palju neid asju, mis ei ole olulised. Price you have in that kind of situation for the meat Aga will also be sellisel puhul quite makstakse low. toodangu ees ka väiksemat hinda, This chain production from üsna field madalat to hinda. table, Nii we et need, meie tootmisahelas be very põllult competitive lauale and we need peab to olema build some konkurentsivõimeline ja me to peame be looma recognized by eeliseid clients selleks, et and klient to exist teadvustaks in seda this global erinevust. market. So the Ja selleks, et me PQS saaksime üleilmsel is one turul of the ellu ways. jääda, nii et PQS kvaliteedisüsteem on üks viis, kuidas seda teha. Kõik saab alguse kõrge kvaliteediga toodangust. Has to be very high quality. Nii et liha ise peab olema väga kõrge kvaliteediga. Aspects of the production of the Ja kõik technology tootmise aspektid, producing pork meat tootmistehnoloogiad must be very comprehensive, integrated, peavad olema integreeritud, terviklikud, põhinema koostööl ja lojaalsusel. Ilma selleta building a strong quality standard will not be possible. ei ole võimalik tugevat kvaliteedistandardit üles ehitada. All the traceability, reliability and Jälgitavus, guarantee of usaldusväärsus trustworthiness and openness, ja it avatuse, stands vabatahtlikkuse in line with tagatis market needs. peavad We know kõik that olema the vastavuses client turu wants to nõudmistega have ja vajadustega. Me teame, et klient soovib midagi erilist lauale panna PQS pork ja kvaliteedisüsteem ongi see lahendus. just short for you to short information for you to Ja remember that lühikene PQS is ülevaade. just pork quality PQS tähendab siis sealiha kvaliteedisüsteemi. production of high See on quality pork tootmismeetod, and cold et saada kõrge kvaliteediga sealihatoodangut ja külmlihalõikeid ja lihatooteid. See on süsteem, kus on teatud nõuded, millest ma hiljem räägin, mis võimaldab meil üles ehitada tugev kaubamärk ja püsida turul konkurentsis. Siin on ühe toote foto. Me oleme selle siis märgistanud nii, et kliendil on valik, kas ta soovib osta nimetut sealiha või ta eelistab PQS sealiha. Toode, mida on võimalik jälgida põllult poeriiulini. Iga kvaliteedisüsteemi puhul, eriti PQS-i puhul, on oluline, et meil oleks spetsifikatsioon toote omaduste kohta, samuti tootmise spetsifikatsioon. Lõpptoote kvaliteet peab ületama kõik nõuded, mis on rahva tervise, loomade heaolu ja tervise ning keskkonnakaitse teemadel. Süsteem peab olema avatud kõikidele tootjatele, süsteem peab hõlmama kohalduvat toote spetsifikatsiooni ja vastama nendele nõuetele, mille on kinnitanud avalikud ametkonnad või sõltumatu kontrolliasutus. Süsteem on väga läbipaistev ja tagab täieliku toodete jälgitavuse. Need on baasnõudmised, mida tuleb täita. Konkreetsemalt on oluline ka selliste loomade kasutamine, kellel ei ole retsessiivse RYR1T stress
tundliku geeni homosügootset vormi, me peame kasutama sobilikke seatõuge ja ristandeid planeeritud paarituste põhjal, me peame jagama sead siis vastavalt isas ja emasliini komponentidele, loomad tuleb tapale saata konkreetse kehakaalu juures, 120 kilogrammi juures, me peame kasutama tasakaalustatud kaheetapilist söötmist. Teatud söödad peavad süsteemist välja jääma. Nuumamise teises etapis meil on vaja plaani selleks, et vähendada antibiootikumide kasutust. Antibiootikume ei tohiks liigselt kasutada, vähemalt vähendada antibiootikumide kasutust, aga muidugi eesmärk on üldse mitte antibiootikume kasutada ja ma räägin sellest hiljem pikemalt. Oluline aspekt on ka õige tapaeelne käitlemine. Transpordi aeg, mis on maksimaalselt 8 tundi ja seda aega ei tohi pikendada. Maksimaalselt 8 tundi. Kõik autojuhid, veokijuhid peavad olema koolitatud, peavad teadma, kuidas käsitleda loomi. Me peame tagama aretuse, kasvatamise, transpordi, tapa, lõikamise, pakendamise käigus jälgitavuse. Esiteks, stressitundlikkuse geen. Sead, kellel on selline mutatsioon, nende puhul on PSA liha, mis on kahvatu, pehme ja eksudatiivne ja need stressitundlikud loomad reageerivad ka tugevamalt stressile. See on ebaproportsionaalne võrreldes stiimuli intensiivsusega. Nad reageerivad üle ja liiga pikka aega stressile võrreldes loomadega, kellel säärane tundlikkus puudub. Sel põhjusel me siis üritame välja praakida loomad, kellel on RYR1T geenimutatsioon. Ja süsteemi keskmes on loomulikult geneetika. Nagu ma ennist mainisin oma ettekande alguses, siis kõik algab geenidest, liha kvaliteedist. Liha kvaliteet ei saa olla hea, kui geneetika on halb. Poolas PQS-süsteemis me kasutame Poola Large White ja Poola Landrace'i loomi peamiselt emasliinis tõuaretusel. Need 2 tõugu ja nende 2 ristandid on siis numbsikad emad ja meil on ka Pulavska tõug, mis on vana Poola tõug, aga ta ei ole väga levinud ja PQS-is hetkel teda eriti ei kasutata. Ja isaliinis me kasutame peamiselt Turokki ja ristandit, kus on kasutusel Turok ja Pietren. Pietreni puhtatõulisi ei saa kasutada PQS sealiha tootmiseks. Nii et kõige levinum on see, et meil on Poola Large White ja Poola Landrace emasliinis ja Turok või Turok pluss Pietren siis isasliinis. See on meie geneetika alus. Kui sealt saadetakse tapale, siis see on ajastatud nii, et kaal oleks 120 kilogrammi. See on umbes 5-7 kuud. See ei ole lihtsalt
on loomadel kõige suurem suutlikkus salvestada valku. See on väga oluline. Umbes 5 kuni 7 kuu vanuses ja 120 kilogrammi juures. Nad salvestavad valku ja toodavad taist kõrge kvaliteediga liha. Seda tuleb kindlasti meeles pidada ja see on ka üks nõuetest. Teiseks, 2-etapiline söötmiskava. See võimaldab maksimeerida loomade geneetilise potentsiaali. Kui me kalajahu ei kasuta teises nuumaetapis ja piirame ka maisi kasutust, siis see võimaldab tagada kõrge liha kvaliteet. Maisijahu, mis sisaldab pigmente ja külastumata rasvhappeid, võib põhjustada seapeki puhul kollast värvust ja rasvasust. Teiseks, kalajahu on väga kulukas, seda esiteks. Kuid kui te nuumamisel järjepidevalt seda kasutate, siis võib sealihale jääda selline kalalõhn juurde. See ei ole lubatud ja seda ei aktsepteerita. Kliendid ei taha kalalõhna sealiha juures. Nii et me peame neid 2 teises nuumamise etapis vähendama, kõrvale jätma. Nii et see on 6 enne tapale minekut, nii et kalajahu ei kasutata ja maisi kasutus on piiratud 20% kogu söödast. Kõrge kvaliteediga PQS sealiha tootmisel on üks tähtsamaid asju transpordi aeg. Maksimaalselt on see 8 tundi ja seda aega ei tohi pikendada. Kõik, mida teete geneetikaga, kuidas te kasvatate, et on tagatud hea hügieen ja sööt, võib hävida halva transpordi tõttu. Nii et transport on süsteemi ülioluline osa. Juhid peavad olema saanud korraliku väljaõppe ja 8 tundi on maksimum, seda ei tohi pikendada, et liha kvaliteet jääks väga kõrgeks. Loomulikult ei saa stressi täielikult vältida. Transport on loomade jaoks alati stressirohke, aga selle mõju saab minimeerida. Stressitegurite mõju saab minimeerida. Seda on võimalik teha ja me teeme seda Poolas. PQS-süsteemis 8 tundi ja juhid on saanud korraliku väljaõppe. Nii on võimalik stressitegurite mõju minimeerida. Kui me korraliku transpordi tingimuste eest ei hoolitse, siis see võib tekitada probleeme lihaga. Nii et ma rääkisin BSE-st, et on selline kahvutu pehme liha või DFD on selline tume, sitke, kuiv liha ja töötlejad ja tarbijad ei aktsepteeri sellist liha. Selline ei ole PQS sealiha. Siis väga oluline on muidugi tervisekontrolliprogramm, vaid terved ja tugevad isendid annavad genotüübi, mis annab aretusseale korraliku aretusväärtuse. Ja bioohutusprogramm peab olema korralikult ette valmistatud. Asi ei ole ainult Aafrika sigade katkus, vaid ka teistes probleemides ja haigustes. Kõik, mida te teete kasvatamisel, peab olema väga täpne. You need to keep all the things very, very precise.
kõik peab olema väga täpselt tehtud. PQS-süsteemis on meil ka antibiootikumide vähendamise kava. Kui antibiootikume on vaja kasutada farmis, siis tavaliselt probleemide tõttu, nagu heaolu, ennetus, ravi, kui loomade heaolu ja põhihügieen, söödahügieen või hoonete hügieen, seadmete puhastamine on kõrgetasemeline, siis tõenäoliselt ei ole vaja antibiootikume kasutada. Me teame, et antibiootikumid võivad põhjustada probleeme ka rahva tervise seisukohalt, mida me loomulikult soovime vältida, nii et PQS-i kvaliteedistandardi puhul me hoolitseme nende aspektide eest ja rakendame kava, et vähendada sääraste ravimite kasutust. PQS hõlmab tootmisahela erinevaid lülisid, aretamine, kasvatamine, tapale saatmine, töötlemine, turustus, kõik toimib käsikäes, et tagada tulemuseks taine liha, tagades liha kvaliteediparameetrid, mis on olulised nii tarbijatele kui töötlejatele, nii et PQS-süsteemi puhul me ühendame kõik turu osapooled. Eelised on tegelikult lihtsad, me tahame jääda turule, me tahame müüa sealiha hea hinnaga, me tahame tarbija vajadust ja nõudmisi tõsta. Me tahame, et nad otsiksid just PQS sealiha. See on meie peamine eesmärk. Ja me loomulikult loome ka parema turuorganisatsiooni, kui meil on sidemed lihatöötlejatega, head suhted, tõhusus, kvaliteet ja kasumlikkus tootmises tähendab loomulikult seda, et on ka parem pakkumine lihatöötlejatele. Ja lõpetuseks, PQS-süsteem pakub tarbijatele järjepidevalt kõrge füüsikalis-keemikalise kvaliteediga sealiha ja on tagatud ka eetiliste standardite järgimine, mis otseselt mõjutab PQS-i konkurentsivõimet võrreldes anonüümsete toodetega, nimetute toodetega, mis turul on, ja mida müüakse madalama hinnaga. Meie tahame luua usaldust ja eelist turul selle kaudu, et meie sealiha on parema kvaliteediga. Seega tänan kutse eest, tänan, et te kuulasite ja ma loodan, et selle lühikese ettekandega ma vähemalt põhilise edastasin teile seoses meie sealiha kvaliteedisüsteemiga. See on väga avatud süsteem ja peamiselt põhineb veterinaarseadustel. Tootjatele see raskusi eriti ei valmista, see on taskukohane. Ja kui teil on küsimusi, siis ma võin vastata. Võite mulle kirja panna, kindlasti vastan teile või küsite mult otse küsimuse. Aitäh!